Tere, head Objektiivi sõbrad, lugejad, vaatajad ja kuulajad. Mina olen Ivan Makarov ja mina olen üks pisike Objektiivi osakene, kuigi ma olen selline külalisautor, aga ma olen juba mitu aastat teinud koos tööd selle väga meeldiva ja äärmiselt korrektse kollektiiviga. Siin töötavad tõelised härrasmehed, siin teevad koos tööd tõelised daamid. Ja miks on oluline Objektiivi olemasolu Eestis? Asi on selles, et Eestis on väga palju igasuguseid informatsiooniallikaid. Näiteks kõikehõlmav peavoolumeedia, aga teatud informatsiooni ja teatud arvamusi lihtsalt filtreeritakse välja. Mina olen avastanud enda jaoks Objektiivi juba palju aastat tagasi, siis ma ei mõelnud, et kunagi mul on au siin koostööd teha. Siin lihtsalt esiteks saab informatsiooni, mida ei paku teised väljaanded, sellepärast, et nende tööandjad, nende sponsorid, nende toimetajad, nende väiksed toimetajad, nende enesetsensuur nõuab nendelt, vot seda informatsiooni me ei pane. Vot seda me filtreerime, siin me natuke varjutame teatud detaile, aga Objektiivis saab väga palju sellist informatsiooni, mida näiteks mina oma puuduliku keeleoskuse ma saaksin aru. Inglise keelest mitte väga palju. Ma saaksin informatsiooni kätte saksakeelsetest väljaannetest, kui võtaksin mitu sõnaraamatut. Aga prantsuse keel, itaalia keel ja väga palju ka väljaandeid välismaal, mida tuleb otsida, mida tuleb osata otsida. Ja siis sealt saabki täiesti hämmastavaid fakte, tuntud inimeste esinemisi, mida peavoolumeedia ei kajasta. Siit seda kõike saab. Ja teiseks siit saab inimeste arvamusi. Mida nad arvavad meie kristlikust kultuurist, meie iseolemisest, eestlastest, Eestist, toetav, helge, aus, otsekoene, nagu oleks, see on võib-olla isegi kulunud selline kujund, aga mina ütleksin, et sõõm värsket õhku. Seda kõike annab Objektiiv ja kui te olete nõus toetama seda suurepärast arvajate ja fakti korjajate ja aateliste inimeste ühendust, mis pakub teile informatsiooni ja positiivset ellu suhtumist, siis tehke seda palun ja kõigile häid jõule ja head vana aasta lõppu ja uue aasta algust ja optimismi.